üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud, millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju, mina kahetsen neid südames ja panen sind, sinu isa kui valastuse ja sinu armsa poja, Jeesuse Kristuse, meie õnnist tegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle, kaotusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõige väärne Jumal, andma oma suure armu ja Jeesuse Kristuse munastuse pärast meie patud andeks. Aidata meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse elu. Aamen. Lugemine Vanast Testamendist, nutulaulude raamatust. See on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema alastused pole lõppenud. Need on igal hommikul uued, sinu ustavus on suur. Issand on mu osa, ütleb mu hing. Seepärast loodan ma tema peale. Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib. Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet. See on Jumala sõna. Tänu Jumalale.
meil ei ole psalmilehti laule ise. Lugemine Uuest Testamendist, Ilmutuste raamatust. Efesose koguduse inglite kirjutaja. Nõnda ütleb see, kes hoiab 7 tähte oma paremas käes, kes kõnnib 7 kuldlambi jala vahel. Tean su tegusid ja vaevanägemist ja kannatlikkust ning et sa ei või sallida kurjasid ning et sa oled läbi kutsunud need, kes ütlevad end olevat apostlid, kuid ei ole seda, ning leidnud nad olevat valelikud. Sul on kannatlikkus ning sa oled talunud vaeva minu nime pärast ega ole ära väsinud. Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Muidu ma tulen sinu juurde ning lükkan su lambi jala asemel, kui sa ei paranda meelt. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
ütles Piinamäe aednikule: vaata, juba 3 aastat käin ma selle piinikuus vilja otsimas, ent ei leidnud maa. Milleks ta raiskab maa? Aga aednik vastas: isand, jäta ta veel sellekski aastaks. Kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnik panen, ehk hakkab tuleval aastal vilja kandma. Ja kui mitte, siis haiglema. See on Issanda sõna. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidele. Istuge. Kanastõttu on üks neid hetki, mil vaadatakse kõrgemale ja kaugemale kui argielu kohustused ja mured. Jaan Bergmanni laulu sõnadega: elulaevuka sõltunud aasta jälle edasi, ligemal olen jõudnud igavesele ajale. Ei ma tean, kuis minu päevad edaspidi mööda lähevad, ei ma tunne tulevat, magusat või mõrudat. Paraku enamik inimesi üritab vist ka aastavahetusel oma elatud eluteele vaatamist vältida, isegi mõtlemist vältida või üritab kõiksugu askelduste, meelelahutuste ja meelemürkide ja muude vahenditega teha kõik selleks, et muuta mõtlemisvõimetuks. Neid võib isegi mõista, sest niipea kui inimene, kel puudub igavese elu lootus Jumalas, niipea kui ta seisab, hakkab tal hirm. Mõnedel on hirm koroonaviiruse ees, paljudele ja läbi aegade üldisemalt tekitab hirmu elu kaduvuse adumine. Vähendab ju neile iga mööduv aasta veel elada jäävat aega. Mida vanemaks inimesed saavad, seda selgemini tunneb, kuidas kõik jääb seina taha. Küll on kurb elada arvates, et kaduv maailm ongi kogu elu. Kuigi taas üks aasta juba lõpule, ei lõppe sellega arvatavasti meie elu, tööd ja tegemised, oma ülesandeid, mis meile on pandud, peame rahuliku südame ja rõõmuga edasi täitma, kuni Jumal meile siin ilmas elada annab. Muistelaulik ütleb: halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas helgudest. Tõepoolest, kui Issand oleks pika meelega ja oleks meid inimesi siit juba aastatuhandeid tagasi ära puristunud. Tema aga on oma armulisuses arvanud tibakene teisiti ja kogu inimkond peab olema tänulik, et Jumal on meid juhtinud. Kohati hellalt, kohati karmilt, hetkel kergelt noomivalt. Nagu äsja kuulsime jutulauludest, see on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud. Jah, aasta viimane päev tuletab meile aja kaduvust ja teeb õnnelikuks. Õnnis on inimene, kes jõuab äratundmisele ja tõesti tunnetab ning taipab, et meie elu ei sõltu vaid maailmas valitsevatest võimudest ja seadustest,
meie elu on Jumala kätes ja Jumalas. Piibli ettekujutus maailma ajaloost on rajatud täiesti realistlikule pinnale. Siin pole kohta ei utoopilistel kujutlustel ega unistustel progressiivsest maailmast. Piibel annab meile ülevaate maailmast, kus valitseb hirm. Rikkad ja võimukad seisavad oma eest ning ülejäänud püüavad surma iga hinna eest eemale tõrjuda ja kuidagi oma eluga hakkama saada. Sest nii kui prohvet Jesaja kirjutas, pimedus katab maad ja pikkane pimedus rahvaid. Maailma ajaloos kumab läbi aga ka tõsiasi, kus iganes inimene paneb maksma põhimõtte, kel võim, sel õigus, seal mobiliseerib Jumal oma relvad ja seab oma jõu varem või hiljem selle ülestõusu vastu. Suures plaanis on õigus alati sellel, kelle päralt on armult ja tõde. Martin Luther ütleb, kus on riik, seal on ka ime, sest Jumal töötab isegi langenud ja truudusetud maailmas, jäädes alati ustavaks oma lastele, millised nad ka oleks. Me peame nägijaks saama, et näha ja tunda seda armuimet. Aasta lõpp annab võimaluse tänada, järele mõelda, tehtud hinnata ja halba kahetseda. Uus aasta on ka märk sellest, et Jumal annab meile uue võimaluse otsast alustada. Veel on armuaeg, võimalus muuta seda, mis muutmist vajab. Lõppeval aastal nägime, et on võimalik korraldada elu ka harjumuspärasest erinevad. Kuidas muudatustesse ka ei suhtutaks, need toimuvad niikuinii. Ehk on viirus tulnud abiks maale, valmistama inimkonda ette uue aja saabumiseks. Me elame muutuvas maailmas. Ühiskond muutub meie ümber. Ümber hinnatakse väärtust. Hirmutavalt muutub loodus ja meie inimestena. Kes kiiremini, kes aeglasemalt. Maailm on pidev arengu ajas ja ajaga on võimalik kõike mõõta, rehkendada ja ja seda viisi me kulgeme maailma ajaga koos, kõik koos oma eluteed. Meil on ka oma isiklik aeg, mille pikkust me ei tea, kuid päevi tuleb arvestada. Käies oma maist rännakut, oleme ka ise pidevas muutumis, arengus või taandarängus. Seda võib tulla ette. Ja sellega osas peame ette vaatama. Kaugelt mitte kõik, mida siin kaduvas ilmas progressi ja edasi mineku pähe pakutakse, ei vii veel hea eesmärgi suunas. Kurat on jätkuvalt valede isa ja vägagi tegus nii-öelda töövõimeline. Muutumatu Jumal aga meie saatjaks igal meie päeval. Meile pole ta küll sel kumbel nähtav kui muistsele Iisraeli rahvale, kui issand käis nende ees päeval pilvesambas juhatamas neile teed ja öösel tulesambas, andes neile valgust. Täna on ta meie ees meid juhtimas oma pühas sõnas ja meie taga, meid toetamas oma armu
armurikastes sakramentides. Teeme hästi, kui seda igavikulist pidepunkti keskkaduse kõikumisi silmast ei lase. Nagu Püha Paulus meid manitseb. Ärge laske endid õiget teelt eksitada igasugustel võõrastel õpetustel. On hea, kui seda kinnitatakse armu läbi. Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti. Õnnistatud rõõmsat ja rahulikku vana aastat kõigile ja Jumala rahu, mis on ülem kui kõik meie mõistmine, olgu meie kõigile. Me tõuseme ja tunnistame oma püha ristlikku apostoliku usutunnistuse sõnadega nõnda ütleme. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse Pojasse, meie Isandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnust, üles läinud päeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest lugu. Võime võtta istet ja loome järgmise ühise laulu siit saali Jumala eldest.
eespalves, ütleme Jakobi kooli perepeale, samuti meie naaberkoguduse ameti õpetaja Laili ja tema perepeale, et viirus päästaks ka nemad nii-öelda oma aheliku otsast. Paluge rahus Jumal Isa Jeesuse Kristuse läbi pühas vaimus. Kõige väeline Jumal, me ülistume koos Eesti rahvaga üle maailma sinu poja tulekut ja täname, et ta sai inimeseks, meie vennaks ja uue elu toojaks. Õpeta meil seda imet mõistma ja sellest õigeks ja rõõmu tundma. Taevane Isa, me palume sind kõigi sinu omade eest, kogu kristlaskonna eest. Palume õnnistust missioonitööle. Lase kõigil rahvastel kuulda ja vastu võtta rõõmusõnumit sinu poja sündimisest ja tema toodud lunastusest. Me palume sind. Me palume oma lähedaste eest ja kõigi nende eest, kes on palunud meie eestpalvet. Palume kannatajate ja vaeste eest, et nad võiksid leida rõõmu ja rahu Kristuses, kes valis sünni vaesena vaeste seas. Palume kõigi haigete ja surijate eest. Julgusta neid jõuluevangeeliumi läbi ja valmista neid igavese elu tarvis. Me palume sind. Palvetame rahvaste ja rahvajuhtide eest. Hoia neist eemal võimuahnust ja omakasupüüdlikkust ning kingi neile tarkust teha oma tööd sinu tahtmist mööda. Sinu hoolde anname sõja ja vägivalla käest kannatajad. Eriti palume täna vaenatute, nälgijate ja hüljatute eest. Tee meist kõigist rahu tegijad. Me palume sind. Palvetame meie kõigi eest, kes me oleme siia kogunenud sel päeval, meie Kristus, meie valgus sündis maailma, et me võiksime tuua sama valgust läbi evangeeliumi rõõmusõnumi nii enda kui ka oma lähedaste ellu. Me palume sind. Jumal, meie Isa, me toome oma palved sinu ette meie õnnistegija Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
issand olgu teiega. ja sinu vaimuga. Süvendage oma südamed. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu
see on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Avasta, Isa, seda leiba ja karikat sinu käest vastu võttes. Kanname meeles Issandat Jeesus, kes sai inimeseks ja andis oma elu meie eest. Me usume, et ta on surnust üles tõusnud ja tuleb taas kirkuses. Ootame osa saamist taevasest pidusööma ajast. Me palume sind, pühits meid oma vaimu läbi, et võtaksime Kristuse ihu ja verd vastu õigustuseks ning oleksime tema ihu liikmetena õigustuseks kogu maailma. Aita oma rahval valvata ja palvetada, et ta püsiks usus ning armastuses, kuni Kristuse meie ülempreestri ilmumiseni. Tema läbi, temaga ja temas, olgu sulle, Jumal, kõige väärikam Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kiitus igavesti. Issand Jeesus on kesk meie seas ja tema nimel meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik lugu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, päästa meid ära kurjast. Issanda rahu olgu alati teil. Aamen. Leib ja mul on Kristuse ühisosa. Karikas, mida õnnistame Kristuse vereosa. Me kõik saame osa ühest ja samast leivast, nõnda olemegi üks inimene. Yeah.
on Jumala taotlus, kes kannab ära maailma taotlus. Õndsad on need, kes on kutsutud Talle pühale selle maailma. Seda väärt korda. Ütle vaid üks ainus sõna, siis saab minu hing. Tulge, sest kõik on valmis. Ja tuleme siis taas sellise tunde, et vajame mõistlikku vahemaad, 2+2, mis riik nõuab. Ja kes on peab oma valmist osa saanud, ja oma kohale vabastada järgmine.
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku omale paista sinu peal ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku omale sinu üle ja andku sulle rahu, Isa ja Poja